Nii, ma olen täna kohas nimega Võnnu. Oh jumal, ilm on jube, lõpuks nüüd valgeks läinud, hakkasin Tartust tulema täiesti pime. Aga nüüd on valge. Ja eelmine mõtisklus, mida tegin kollide pingil, katkes ära, sest mul sai see märu täis. Mõtlesin, ma ütlen paar sõna lisaks, et see oli see teema, et esimese maailma teema, et jah, et äriklassis mõnikord naisi diskrimineeritakse. Aga selles ma jõudsin järelduseni, et millele ma varem ka samale järeldusele jõudnud, et ei saa nagu maksta kellelegi kätte kellegi teise pattude eest. Et see on nagu väga inetu. Et ma hakkasin mõtlema, kas Lufthansa on kunagi midagi inetut teinud. Ja ma olen Lufthansaga varemalt ainult turistiklassis reisinud, ka kauglendudel käinud, Lõuna-Aafrikas käisin Lufthansaga ja 2009 käisin Hongkongis käisin Lufthansaga ja muidugi hästi palju neid Euroopa lende ka. Ja alati ma väga hästi käitunud. Järelikult, miks ma peaksin eeldama, et nad on järsku äriklass mu vastu ebaviisakas? Miks ma peaksin seda eeldama mingite teiste lennufirmade nagu näitel? Et see on nagu jah selline asi, mida ma teha ei tohiks. Siin on huvitavad. Võnnu kirikust sõitis buss mööda, väga vägev kirik oli, ma ei tea, kui mul on aeg, et ma kõmbin seda vaatama, kui bussiaad nagu väga halvad ei ole. Ja mingisugune spordiplats. Ja metsatukak. Mingid lapsed jooksevad kooli. Ja huvitavad on väikesed asulad linnadeks, kui päris pidada ei pea, külad nad ka otseselt ei ole, aga ma ei tea, mis need on. Siin Tartu lähedal on Nõos käisin ja siis on Võnnus olen täna. Et selline omamoodi nagu Eesti nagu vanasti. Et vahepeal bussid olid terve, see oli mingi silla otsa, mis kool oli seal tee peal, et seal tuli maha terve lapsi, kes tulid varem kuskil peal. Ja saatsid kõik lapsed ja väikesed. Aga olgu, aitab lollist mõtisklusest.